Esimene intervjueeritav absoluutselt tegelikult tutvustamist ei vaja. Tegemist on mehega, kelle kõrval kahvatub ka Chuck Norris. Mees, kes tegelikult ei ole üldse kutsuv, aga keda ikka kutsutakse. Mees, kelle legendide liiga peak rank on Silver 4, president Karise telefonis Beat-Dialil on taga number 1, Tartu tulevane linnapea härra Isto Protsent. Tervist! Tervist! Aga alustame kohe toimuvast galast. Jah. Räägi, kust tuli sul idee üldse selline gala korraldada ja mis on sul võib-olla tulevikuplaanid seoses siis selle galaga, et me võib-olla siin kas järgmine aasta või paari aasta pärast saaksime kõik helistada ilusti enda vanavanematele, öelda, et järgmine aasta 15. veebruaril kell 19.30 lülita Eesti peale AK asemel on eetris parimast parima gala. Jah, ega selles suhtes, et iga aasta proovime ikka teha asja suuremalt ja uhkemalt kui kunagi varem ja ega täpselt nii ongi. Selles suhtes, et ega kust see nüüd alguse sai aastast 2017 äkki võis olla, kui ma ise võitsin ühe auhinna seal, ma ütlen ausalt, et ma isegi ei mäleta selle ürituse nime enam mitte. Aga ma arvan, et suures pildis on see ka ebaoluline, aga kui ma ise võitsin seal aasta otseülekandja tiitli, siis sellest ajast on see minuga kaasas käinud ja kokkuvõttes tänapäeval on olukord selline, et kui mina ei tee, siis ei tee keegi. Nii et ma olen võtnud endale selle kandva rolli ja siin me nüüd siis oleme. No aga sinu enda aastast rääkides, mida sa ütled, kas sa jõudsid kõrgemale ja kaugemale kui sihtisid või oli ka midagi, mis sulle jäid tegemata, mis sul on siin plaanis veel kavva võtta ja ära teha? Kripeldama jääb alati asju. Selles suhtes, eks alati saab veel paremini ja ma arvan, et see eristabki neid häid tegijaid kehvematest tegijatest, et tõele au andes siis alati tuleb teha rohkem, kui oled teinud ja kindlasti ma isegi eelmise aasta kohta ei räägiks midagi, aga ma arvan, et see aasta tuleb kindlasti kõvem, kui oli eelmine. Aga ütleme niimoodi, et parimast parima gala, kui sul see plaanis iga aasta korraldas, iga aasta oleks ju rahval huvitav näha uusi nägusid. Et mis oleks võib-olla sinu enda poolt, eks siis härra Isto Protsendi 3 sellist nippi, kas siis alles alustavale striimerile või siis mõnele striimerile, kes siin vahepeal on ära vajunud, tahaks tuhast tõusta, nagu näiteks nimp? No ega nimbiga on väga lihtne, et selles suhtes, kuna ta viimane see skämm oli 10 aastat tagasi, et võib-olla teha iga 10 aasta tagant uus noaskämm, et neid variante on ju mitmeid, et ainult mõtle välja ja tee ära, aga võib-olla 3 on isegi palju öelda neid asju, et läbi mille siis saada siis, ma ei tea, rohkem vaatamisi või klikke või kuda iganes seda öelda, aga suures pildis ma arvan seda, et need vanad head sõnad, et ole sina ise ja tee seda, mis sulle meeldib teha. Sest tundub küll naljaks, aga tegelikult ongi see, et meil ei ole vaja teist Isto Protsenti või 3. Kelloksit, et meil on vaja neid seda uut verd ja kes teeb nii hästi, kui hästi ta suudab teha ja see ongi see, mis loeb. Ühesõnaga, iga 10 aasta tagant tasub skämmida mõni CSGO nuga loosiga. Ainult nimbil. No nimbil, jah. Omalt poolt muidugi kindlasti soovitan, et alustage striimiga, kas siis niuke 3 ja 6 vahel, kui siin härra Isto Protsent ise lõpetab, soovitan mingi enne seda chati võib-olla, vihjake niimoodi poole suge, et alustan vist nüüd striimimisega. Ja siis tegelikult on võimalik sealt väikse raha eest endale ka hosti osta, vähemalt hiljem mult need rahad sisse nõuti. Nüüd aga intervjuu lõpuks teeks mõned sellised quickfire küsimused, ehk siis kas see või teine. Emb-kumb? Emb-kumb. Aha, no nii. Alustame siis lihtsast asjast. Kas härra Isto Protsent valib Tatra või Riisi? Tatar. Audi või Cupra? See on nüüd, kas täpsustavaid küsimusi lubatakse? No. Mis Audi? No ma olen selles mõttes ikkagi autodele tõeline professor. No ma tunnetan seda, ma igaks juhuks ütlen Cupra. No ja, teeme Cupra. Nii, kas GTA 5 rollimäng või Red Dead Redemption 2 rollimäng? Kumba mina ise eelistan? Kumba sa eelistaks? No ütleme, kui arendajad on samal tasemel, mitte Rodi ei ole puldis. Aha, samal tasemel, siis võib-olla isegi RDR. RDR, jah. Nii, ja siis nüüd 2 võib-olla üks tõsisemat küsimust, et kas pigem elukaaslane, kes siis toetab
LGBT pluss kuradi terve tähestik liikumist mõistan. või siis feminismi. Et kumba toetab, jah? Ja kumma elukaaslase sina pigem valiksid? See on halb ja halvem, aga ma arvan, et pigem ma valin selle feminismi. Feminiskad, jah? No, ma arvan küll, jah. No sa saaksid kindlasti olla võib-olla esimene Eesti mees, kes siis saab öelda, et tal on kodus oma feminist, kes ta särked riigib, eks ole. No just, et ma arvan, et see on parem variant. Ja viimane küsimus, värske Isamaa liikmena, nagu sa oled. Jaa, mina. Reform või sotsid? Reform. Tundub vilge, aga pigem reform. Selge. Ühesõnaga, Kaja võitis selle lahingu Ja. ja nüüd vaatame üle, kes on selleaastased laskmismängu nominendid.